Tere taas. Vaata, on kahte tüüpi inimesi, kahte sorti inimesi on. Ühed inimesed on need, ütleme, võtame lapsed ja kahte sorti lapsi on. Ühed, kes mängivad telekamängu ja teised, kes püüavad. Vaata, no ütleme näiteks, et jõuluvana kingib lapsele mängukonsooli ja 2 lapsele. Üks laps kohe lükkab pistiks, hakkab mängima ja unustab täitsa ära. Ütleme veel selline mängukonsool, vaata, paned need klapid ette, kõlarid pähe ja siis 3D mäng ja siis oled seal mängus sees ja unustad täitsa ära ja mängib täiega ja nagu täiesti unustad ära ennast sinna mängu. Seal on need mängukarakterid ja seal paned selle konsooli pähe, võtad selle, lähed sinna lukku sisse, mis iganes lugu seal on ja kas mingi sõjamäng või mingi strateegiamäng või mis iganes mäng ja oled seal loos sees, saad seal omal nime ja siis mängid, oled nagu seal mängus sees. Täiesti unustad ennast ära. Nagu sinna mängu sisse. Ja siis on teine laps, kes paneb ka selle pähe ja kõlarid ja siis hakkab püüab nagu aru saada, mis asi see mäng on, nagu, kus see mäng tulnud, võtab konsooli, tahab nagu aru saada, mismoodi seda ehitatud on, nagu, mis värk sellega on. No. Et kuidas see toimib või raadio, annad 2 inimesele raadio, 2 lapsele raadio, üks paneb raadio käima, hakkab muusikat kuulama, seal tantsib ja teine lõhub raadiot, tahab lahti lõhkud, tahab aru saada, mismoodi see raadio toimib. 2 sorti inimesi on. Enamus, 99% inimestest on need, kes lihtsalt mängivad ja tunnevad, püüavad parima teha ja tunda sellest mängust rõõmu. Nii. Ja siis või need, kes kuulavad muusikat ja panevad raadio käima ja kuulavad muusikat. Need ju, mis vahetus on, kuidas see raadio tehtud on. Ja lihtsalt naudime muusikat. Ei huvita, kuidas see raadio tehtud on. Vaata, need teemad, enamus teemad, millest mina räägin ja kas siin ja mõtisklen ja räägin, ongi sellest, kuidas see raadio ehitatud on. Nagu mis asi see raadio on, kust see raadio tulnud on või kus see telekamäng, kes see tootja on, kes selle telekamängu lõi, kuidas ta täpselt tegi, mismoodi, mis juhtmed need siit lähevad, nagu, et mis siin toimub, kui ma püüad nagu aru saada, mis asi siin toimub ja sellepärast 99% inimestest nendega ei resoneeru need teemad absoluutselt. Nagu see on nende inimeste jaoks kõige igavam teema üldse. Nagu need, millest mina siin räägin või mõtisklen. Neil ei ole seda huvi, mis on okei. See on nagu, jah. Sellepärast see mäng siin ongi, jah. Sellepärast ongi siin, et saaks mängida. Või sellepärast see raadio ongi, et saaks teda kuulata. See on okei. Ei peagi huvitama. See on nagu, kui sa hakkad tavainimestele, nendele inimestele, kes on seal mängus sees, rääkima sellest, kuuled, vaata, mismoodi see mäng tehtud on, vaata, nagu püüad nagu näidata või rääkida sellest, nad saavad pahaseks su peale. Nad ei taha kuulda sellest üldse, nagu mis asja, mis vahet seal on. Nagu neid puudub huvi. Need on nagu eksistentsiaalsed teemad. Need on sügavad, nagu kõige sügavamad teemad, millest sa üldse saad mõtiskleda selles mängus. Kes sa oled siin mängus? Kes see kannab seda VCR headseti või kuidas nad nimetavad, kes see paneb endale selle pähe, kes see mängija on seal sees. See on kõige sügavam teema üldse, mida saab nagu mõtiskleda.
aga see on nagu kõige ägedam. Minu jaoks on see kõige ägedam. Need teemad võivad tekitada inimesele eksistentsiaalse kriisi, nagu see lammutab kogu selle illusiooni ära, nagu kogu see, kõik see illusioon või see vale, kus inimesed elavad, see hakkab lagunema, kui sa nendel teemadel hakkad mõtisklema, see läheb täiega, kõik seinad hakkavad maha kukkuma, ja mitte ainult intellektuaalselt ei püüa aru saada, vaid kogemuslikult energeetiline muutus hakkab toimuma. Ja see muutus saab toimuda kahte moodi. Ja üks on see intellektuaalne, et sa püüad nagu mõistusega selle hoomata. Teine asi on silmad kinni ja selle endaga kontakti luua, vaimuga kontakt saada. Ja? Mille peal see trall kõik toimub. Selle ekraaniga kontakt saada. Ja seda saab vaikuses. 99% see mõtete voog toimub selle peal. Ja meil on see isiklik tähelepanu, kui mõte tuleb, siis on isiklik tähelepanu on seal mõttes. Aga kui sa vabastad tähelepanu mõtetest, siis ühineb selle kollektiivse suure teadvusega hakkab ühinemine toimuma. Ruum hakkab suuremaks minema. Ja see karakter hakkab ära kaduma. Karakterit hakkab vähemaks jääma. Kui see toimub, kui ma ütlen, see niisama see kristallidega mängimine, see spirituaalsus, see on nagu see, kus enamus on, seal niisama see voodoo värk, see on pinnapealne veel. Vaikuses on see sügavam teema. Hakkab nähtavale tulema. Tak, praegu kõik head.